Nii, tere tagasi. Alustame siis Eesti meistrivõistlustega 9. pallis ja kätte on jõudnud finaal. Finaalis mängivad siis, nagu näete, Mark Mägi ja Oliver Lepp. Ja finaalis paneb siis kuulid kohtunik on meil Leedust. Nii, vaatame siis enne kui mehed alustavad, et kuidas on Oliver Lepp siia finaalini jõudnud, et Mark Mägist juba eelneva ülekande käigus rääkisime. Esimeses ringis siis Lepp Oliver alistas Kuzemko Romani 8-0. Teises ringis oli varem Oleksei Sidorovist 8-1. Kolmandas ringis alistas Karma Kareli 8-6. Siis Laar Rainer pidi alla vanduma 6-8 ja poolfinaalis siis võitis Mihkel Rehepapi 8-3. Väga kõva saavutus kindlasti. Mees kindlasti väga rahul, et finaalis mängib. Kuidas saaks ka mitte olla, ütleme nii. Ja minuga siin endiselt siis Philipp, see aitab mul kommenteerida. Nii. Aga mängu juurde, et osavad mehed kõik käib nii kiiresti, et esimene laud hakkab juba lõppema. Nii, väga ilus löök 9 peale, et Mark sai eelmise mängu lõpus väga hea kindluse kätte, et tundub, et paneb sama hooga edasi. Philipp, kellele panustaksid? No ma arvan, et Mark Mägi ikka võidab, kui ta nii kindlalt edasi läheb. Ja finaali mängime siis samuti 8 võidul. Et mängu huvides põnev, loodame, et tuleb siis taaskord tasavägine mäng. Kuigi teinekord siin 9. pallis kipub nii olema, et kes esimesel hea hoo üles saab, siis paneb lõpuni välja. Nii, mängijad vaatavad veel üle, et kohtunik tegi head tööd, kuulid oleks õigesti paigas. Nii. Ja siit siis korralik avalöök. Kas panid tähele, kas läks, mitu kuuli meil üle joone läks? Üks läks sisse ja üks läks üle ja ongi Margi kord, jah. Et selles suhtes ikkagi nii korralik ei olnud. Et nagu ennemgi mainisime, siis kas 3 kuuli peab üle joone tulema või siis 1 sisse ja 2 üle või 2 sisse ja 1 üle, et antud juhul seda ei juhtunud ja Mark väga kindlalt kõnnib ümber laua ja lahendab omale antud ülesannet. No nii, väga kiirelt läheb, et loodame, et Oliveril ikkagi mingisugune rohi selle vastu on. Et see võib vastasele teinekord üsna selline, kuidas nüüd öelda, hirmutav olla, kui teine mees nii hästi mängib. Et 8 ja 9 palli turniiril siis sellel aastal ei osalenud Tõnis Kraabe, meie parim piljardimängija, kes samal ajal mängib Kataris MM-il. Hetkel küll ta tulemusi ei tea,
kindlasti edu talle seal. Esimese ringi ta juba võitis ära. Ta mulle vaadanud. Okei, noh, see on igati hea uudis. Aga kindlasti ei mängi need mehed siin kehvemini ja on selle koha siin finaalis auga ära teeninud. Nii. No see ütleme nii, et läks õnneks. Ei õnnestunud Margil ka päris ära peita, et samuti hea löök Oliverilt, et siit jätkata midagi auku lüüa ei saa. Ei. Päris valus viga oli poolt, et kui Mark nii hästi mängib, nagu ta siiamaani nüüd mänginud on, siis võis see väga-väga valus viga olla. Ei usu, et ta siit enam lauale tagasi saab. Aga see on jällegi see sama asi, millest rääkisin, et vastane läheb väheke närvi, kui teine mees nii hästi mängib, et kipuvad sellised vead tulema. Olemas. 3-0. Jah, pole midagi öelda, et hetkel on üsna ühepoolne olnud see finaal, et ei ole me näinud, mida Oliver suudab. Ma arvan, et küll ta siin oma võimaluse veel saab. Hea avalöök. 2 kuuli augus ja 1 oli joone. Nagu ka enne maininud, Margil on juba eilsest on teine koht olemas, aga kui ma ei eksi, siis Oliver Lepal veel selle aasta Eesti meistrivõistlustelt esikolmiku kohta ei ole. Katsume selle kohe täpselt järgi vaadata. Mark on ikka hetkel kindlus ise, et ei tule siit ühtegi eksimust täna.
Marvin on siuke hoogsel, ta ei jõua ära oodata, kui saaks uued kuulid peale. Paneks edasi. Aga jällegi avalöök ei olnud väga hea. Kui mingit lihtsalt jätku siin Oliveril väga ei ole. Push out siis. Kindlasti soovis seda kuuli sinna porte äärde. Väga hea löök. Väga hea löök ja väga kiiresti läks löögile, et väga enesekindel oli oma löögis. Et ei pidanud pigemalt mõtlema seda. Siit hea tabamine. No ma usun, et siit seda lööma ei lähe. Siiski. No, mis sa ütled? Ja lootsi, et 2 jääb paremini ja valge jääb paremini. Ja tihti peale nii on, et kui sa juba hästi mängid, siis on sul seda õnne ka juba rohkem. Aga tundub, et ei olnud vaja, et lõi selle keerulise 2-ga sisse ilma küsimusteta. Jah, väga ühepoolseks on kujunud. Aga kindlasti on hea näha, et meil on selliseid häid piljardimängeid. Hetkel mängib küll suurepäraselt. Nii, loodame nüüd, et Oliveril avalöök õnnestub ja saab ka silma pähe. Ei õnnestunud seekord. Jah, üks läks küll keskel auku nagu kord ja kohus, aga jällegi ei tulnud kuulid üle joone. Siin on jällegi kõik kuulid on lahti, keset lauda midagi keerulist ei ole. Ja karistus tuleb ikka väga kiirelt. Kummardus ja löök ja ei mingit pigemat mõtlemist. Ja ongi seis 6-0. Nulliga kunagi ei ole kindlasti hea kaotada, et keegi seda ei taha, aga
siin on veel natuke minna, et ehk seekord nii ei lähe. Aga noh, samas mõlemad mängid kindlasti võivad rahul olla, et Oliver Lepp on kindlasti rahul, et mängib ju siiski Eesti meistrivõistluste finaali, et teine koht on ju kindel. See oli hea võtki. Oleks tahtnud kindlasti valget kaugemale natuke. Sellepärast mängis ka valge kuuli natuke kaugemale, kuna keskmine taubur olid siin ohuks, et oleks üritanud seda lähemale mängida neljale, siis oleks võinud valge auku minna. Nii. Kas tuleb ära, Philipp? Ma ei tea, loodame. Kaotada ei ole enam midagi, tuleb täiega panna. Ja. No, väga hästi. Korra juba vaatasin, et tuleb liiga suure hooga see valge, aga nii, 0 on ära hoitud. Üks silm on peas. Ise ka muigab. Et ehk tuleb ikka veel. Sai selle Marki rongi korraks pidama. Et vanas, kuidas siis öelda, raudteedepoos me siin oleme vist. Võib seda vist vanaks depooks nimetada. Hetkel paneb Mark ka nagu rong. Sai inspiratsiooni natuke. Nii, kas nüüd tuleb üle joone? Ei, siit ei näegi täpselt, kas. Aga ei siiski mitte, jah. Aga vist 2 kulli läks avalöögist auku või? Tundub. Mis meil siit puudu siis on? 1 ja 5. Jah, siis on kõik määrusti pärane, jah. Ei pannud seda ise tähelegi. No nii, ja siin on võimalus. Jäi vist suhteliselt otseks. Peab lihtsalt tõmbama tagasi, tundub. Või siis mängima nurga auku, jah. Jah, ta tundub, et on Margist mahli võtnud, et ei ole siin pikalt passida midagi, tuleb see töö kiirelt ära teha. No nii, tundub, et läheb mänguks. 2-6 siis Oliveri poolt vaadates.
ja siin nägite siis seda, millest poolfinaalis rääkisime, et 9 avalöögist. Aga kas tuli veel 2 kuuli üle või? Hetkel ei pannud tähele, kuidas oli, aga Jaa, 2 kuuli laugus ja 1 läks üle. Kõik on õige. Kõik õige, jah. Ilmselt peab olema. Kohtunik oli seal samas ja nägi ka, et teinekord see mäng nii lihtne on, et Oliverile kindlasti ei ole need head uudised, aga vahest nii juhtub. No, aga nüüd on tal ju võimalus samaga vastata. Jah. Nii, üks läks sisse, 2 kuuli käis ära üle joone. Kõik on õige, aga siit ei näe täpselt, kuidas tal ühe peale löök on. Jah, ei ole paraku võimalik seda sealt sisse lüüa, et Äkki on. jah, niimoodi on. Läks täpselt niimoodi, et lööma seda, et enam ei ole midagi kaotada, et proovime. Et vähe riskantne oli, aga miks mitte. Seda on ilus vaadata. Praegu läks halvasti. Ja ongi lõpp võib-olla. Otsustav löök. Jah, et no kahtlen küll, et Margil siin midagi väristada on. Nii. No, jah. Viimane löök tõenäoliselt. Ja nii on. Palju õnne Mark Mägile. Eesti meister 9 pallis. Eile teine koht, täna esimene koht. Kindlasti mees väga rahul ja Oliverile palju õnne teise koha puhul. Sellised need Eesti meistrivõistlused piljardis siis selleks aastaks olid. Olid väga huvitavad mängud ja kindlasti kohtume varsti jälle. Aga siis meie poolt nägemiseni. Veel kord palju õnne kõigile, kes osa võtsid, kõigile võitjatele, kõigile medalistidele. Ja meie poolt siis nägemist. Head aega.